Tere kõigile, mina olen Kai-Sandra. Mina olen Tiina. Ja täna oleme teie ees, et natukene lähemalt rääkida erinevatest kursustest, mida on võimalik siis rahvusvahelises teadvuse võimaluste arendamise keskuses õppida. Ja meie oleme siis osa Eesti õpilastest ja täna mõlemad oleme läbinud 6. kursuse. Ja tahaks natukene valgustada seda, et kuidas see õppimise teekond üldse on, millised on need erinevad kursused ja mis on need teadmised, mida me igapäevaelus päriselt siis nii-öelda nagu rakendada saame, et mis tähendab see, et seal on teaduslik pool, aga seal on ka vaimne pool ja mis tähendab see, et seal on võimalik õppida kõike seda, kuidas oma elus igasuguseid probleeme lahendada ja kuidas hakata juhtima oma isiklikku elu. Just. Aga alustamegi kohe päris sellest, et mis sind üldse tõi õppima? Oi, põhiliselt mind õppima tõigi nii-öelda kuidagi see sisetunne või nagu tung otsida iseendas just midagi ja leida enda sees olevatele küsimustele vastused. Ja minu puhul just oligi hästi palju see negatiivne sisekõne, väga palju muretsemist, hirme ja selliseid asju. Et see nagu pani mind otsima just nagu sellele küsimusele, et miks mul selline seisund on olnud, et miks see ei ole ära läinud. Ja kuigi ma olen hästi paljudel varasemalt käinud ka igasugustel koolitustel, aga kogu aeg on nagu jäänud midagi puudu. Ja siis ma ei saanud täpselt aru, et mis see siis on, et mis see puudu on. Ja siis, kui ma puutusin kokku selle keskuse kursustega, siis käis just ära see klikk. Ja ma tõesti nagu tundsin hinges, et ma siit saan tõesti enda küsimustele vastused ja saan selle abi, mida ma olen kogu aeg nagu otsinud terve enda elu põhimõtteliselt. Jah, minul endal ka võib-olla natukene sarnane lugu, et kui me oleme siin omavahel jaganud ja rääkinud, et mul võib-olla kõige rohkem oli see ka hästi palju küsimusi, aga et väga sügav selline sisemine apaatsus. Et mind mingil hetkel nagu mõjutas väga tugevalt see, et kui me saame aru, et maailmas on nii palju võimalusi ja me arendame, on nii palju intelligentsust või et nagu kogu aeg justkui maailm peaks liikuma ju edasi, et justkui inimesed arenevad ja kõik justkui peaks kogu aeg nagu minema paremaks, et kui sa päriselt vaatad, aga mis siis nagu igapäevaelus toimub, mis on see reaalsus, mis uudised, mida inimesed päriselt mingid inimesed nii-öelda nagu korda saadavad, et kus on siis see tasakaal, või et kui me oleme nii palju õppinud, nii palju teadlikkust saanud, aga ikkagi on järjest rohkem on inimesed aina haiged, järjest rohkem on igasuguseid vaimseid probleeme, järjest rohkem lastel, järjest rohkem noorematel lastel diagnoositakse igasuguseid raskeid haigusi, keerulisi asju, et justkui nagu kõik peaks minema paremaks, aga kui me vaatame inimeste nagu päris elu, siis seal on kogu aeg nagu niivõrd rohkem nagu palju probleemi, stressi, viha, võib-olla sellist vaenulikkust, minu puhul ka oli see, tekitaski mingil hetkel nagu apaatsust, et mida ma siis üldse seda maailma nii-öelda parandan, miks ma ennast parandan, kui kõik nii ehk naa läheb nagu allamäge. Mina otsisin nagu neid ütleme, et siis neid vastuseid, et mis selgitaks seda, et mis siis päriselt tegelikult siin maailmas toimub, mis liigutab neid ütleme, et selliseid erinevaid protsesse, neid arenguprotsesse, mis siis tegelikult toimub inimeste psüühikaga, inimesega kui enda sees ja kas on äkki kuskil ikkagi nagu mingi lootuskiir, et sellel on teatud mingi põhjus, aga on võimalik seda põhjust muuta ja siis muutub ka tagajärg, nii et selline nagu ka sisemine selline otsing, et midagi ju peab veel olema või et miski, mis kirjeldaks siis seda, et mis siis maailmas väljas toimub, eks ole, või midagi sellist, mis siin sees, mis siin sees oleks. Aga kursuste, kogu see õppeprotsess saabki alguse sellest, mis on baaskursus, see esmane baaskursus. Nüüd väga hea võimalus just ka novembri alguses, kes veel kiiresti tegutsevad, saavad nii-öelda pardale tulla, paadi peale hüpata. Kõik see alguse baaskursusest. Me omavahel nimetame teinekord seda ka nullkursuseks, ehk siis see on selline 5 päeva, kus sa saad üldse aru, et esiteks, kas sa ise tahad edasi õppida, kas on need teemad, kas need on need vastused, mida sa oled otsinud ja teisipidi on ka see, et kas sa oled see inimene, kes on valmis neid teadmisi vastu võtma, et seal on tegelikult sinu sisemise seisundi järgi määratakse ära see, et kas sa saad seal koolis õppida, kas sa saad neid teadmisi omandada, kas sa väärid neid või mitte. Kuidas sinul, kui sa mõtled baaskursuse peale ja kõik see, mis on sealt edasi nagu toimunud ja muutunud, et kui väärtuslik oli see baaskursus?
Kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis ma saan aru, et see oli minu jaoks kõige õigem otsus, mis ma üldse tegin. Tookord, see on nüüd juba 4 aastat tagasi, kui ma osalesin siis baaskursusel, siis ma arvan, et ma ei saanud veel täpselt aru, et kui oluline see oli, et ma üldse nii-öelda läksin sinna õppima. Aga nüüd, kui ma tagasi vaatan, siis tõesti sellest sai alguse minu nii-öelda tõesti enda avamine, mida ma ise olen terve elu nii-öelda tahtnud teha, et avada endas see tõeline mina, see tõeline olemus. Ma nagu tundsin kogu aeg, et see on minu sees olemas, aga ma ei osanud seda kuidagi avada. Ja seal nii-öelda baastasemel, seal nii-öelda saigi need nii-öelda asjad sai teada, põhiteemad, seal oli tervise kohta, psüühika kohta oli, maailma ajaloo kohta oli, et seal oli kõik erinevatest valdkondadest olid nagu need teemad, iga päev siis erinev. Ja sa saidki siis nii-öelda esimesed kõige algsemad nii-öelda teadmised nii-öelda nende kohta, siis teemade kohta. Ja siis sealt minul endal nagu tekkis huvi just minna ka edasi õppima, sest et minu jaoks need olid tõesti väga huvitavad ja ma ise tundsin, et ma resoneerusin täiega nende teadmistega siis. Jah, mul oli samamoodi, et ma ilmselt nii janunesin selle järgi, et keegi selgitaks mulle minu natukene võib-olla veidraid küsimusi, mis mul peas oli kogu selle maailma loogika kohta, et kuidas, kas või see, et kuidas me päriselt oma reaalsus loome, kuidas siis päriselt tol hetkel ka varasemalt minu eas noorenemis on see külgetõmbeseadus, et kuidas see päriselt ikkagi nagu toimib, et see ei saa ju, olles ise ka väga teadusehuviline ja mul alati meeldib teada nagu faktiliselt, et reaalselt nagu metafüüsikas või üldse füüsikas, kuidas siis päriselt see nagu külgetõmbeseadus toimib, kuidas on see, et mul on mingi magnet sees, kus see magnet on näiteks, eks ole, et mis on kõik need jõuväljad, kuidas see reaalsus siis formeerub, kuidas ma saan omale selle, kui ma tahan õuna siia peale luua, eks ole, kas see on päriselt võimalik või siis see on aga ma mingisugust, ma ei tea, korterit, maja, mis iganes karjääri saan endale luua, et kuidas siis nagu see reaalsus formeerub, aga näiteks seda õuna ma siia võib-olla nii reaalselt nagu, et kas see on võimalik või ei ole võimalik, et kõik nagu sellised minu jaoks sügavad küsimused, mis väga tihti jäid vastamata ja kui ma sinna baaskursusele läksin ja tõesti juba sellest esimesest päevast hetkest lihtsalt mu käsi kirjutas, et lihtsalt kogu seda infot kätte saada, et me küll salvestame ka, et neid praktikaid pärast järgi teha, aga kõik see nagu oli lihtsalt, et justkui nagu oled avastanud sellise nagu mingisuguse salalaeka ja seal on nagu kõik olemas ja ma ka tol hetkel mõtlesin pärast esimest kursust, et oi, et ma nüüd juba tean nagu nii palju, eks ole, et kuidas kõik need asjad nagu toimivad ja minu jaoks ka täna nüüd 6 aastat hiljem, ma arvan, et pea 100 kursust hiljem ma saan aru, et issand, ma ikkagi veel ei saanud mitte midagi. Ja nagu, et ma tean palju, eks ole, aga kui palju on veel nagu teada, et ongi. Aga mis teemadest näiteks saab õppida, et pärast, kui sa oled selle baaskursuse läbi teinud, siis ongi, et seal on mõned teatud sellised kohustuslikud kursused. Kõige olulisem ongi näiteks egost arusaamise kursus, me tuleme selle juurde kohe tagasi, aga näiteks on ka see, et millised on ajuviirused, et need viirused ei ole ainult siis nii-öelda nagu bakteriaalsed ja selles mõttes nagu viiruste näol, vaid justkui nagu programmid, mis on need programmid, näiteks täna läbi Instagrami scrollides, vaadates YouTube'i, vaadates tänaval, mis on need programmid, mis on need viirused, justkui ajuviirused, mida me siis endale igapäevaselt alla laeme, kuidas nende vastu kaitsta ennast, siis ongi ka teadvuse viirused, siis milline on elu väljapool seda reaalsust, ehk siis väljapool seda planeeti, seal on elu. Mind väga puudutasid peresuhted, peresuhetest, et aru saada, kuidas need mustrid tulevad, kuidas oma lapsi õigesti kasvatada. Siis on ka finantsilise edu kohta ja siis jah, võib-olla ongi, et need on nagu sellised baasteadmised, eks ole, enne kui siis saab minna isegi järgmisele kursusele, on vaja siis nii-öelda nagu sellised vaheväikesed kursused kätte saada. Aga tuleme korraks siis selle ego olemuse, see ongi siis kursus, mis paljastab sulle su ego. Ja seda me teeme iga natukese aja tagant, sest et ego on miski selline, me elame siin duaalses maailmas, ta on meiega alati kaasas, lihtsalt kas ta on suurem või ta on väiksem.
ja ma ütlen kohe kiirelt ära, minu jaoks nagu see, minu peas oli ego nagu väga kindel, et mul endal ego ei ole, et mul on, et ego on nendel inimestel, kes on lihtsalt ülbed, sõidavad teistest üle, kes on väga valjuhäälsed, kes võtavad väga palju ruumi ja kes on ainult nagu egoistlikud, mina. Aga ma olen heatahtlik ja mul on nagu, ma ei soovi kellelegi halba ja ma olen vaikne ja tagasihoidlik ja et mul ego ei ole, et mul see kursus läheb nagu hästi lihtsalt. Kuidas sulle? No mul on isegi sarnane ja, et ma pigem eelnevalt nii-öelda kujutasin ette, et see ego on just nagu see egoistlik pool, et kui sa oled teiste suhtes üleolev ja et sa lähed ruumi ja võtad nagu selle võimu üle, et see on nagu see ego pool, aga tegelikult see absoluutselt ei ole nagu, et ta on nagu palju midagi enamat ja palju, sellest on vaja aru saada. Et seda ei saa niimoodi nagu võrrelda seda. No ütleme, et võib-olla selliselt väga lihtsasti kirjeldatult on ego, ta on elav substants, tal on oma teadvus, ta areneb koos sinuga. Öeldakse ka väga palju, kes on näinud võib-olla seda miimi, et kus nii, et nüüd ma olen oma ego võitnud ja nüüd ma olen kõigist teistest palju parem. See on see esimene asi, eks ole, et see on esimene näide tegelikult, et sa ei ole oma egost kuidagimoodi isegi aru saanud, eks ole, et mis see on. Ehk siis see on elav substants, ta toitub sinu madalatest energiatest, mis tähendab, et iga sinu hirm on see, mis teeb teda suuremaks. Ja ei ole täna vahet, mida sa kardad, et kõik, selles mõttes ongi, et kogu see ego baseerubki või taandubki siis hirmule ja ei ole vahet, kas sa kardad hiiri, kas sa kardad kuskile hiljaks jääda, kas sa kardad teiste arvamust, kardad sa surma või kardad sa siis päriselt näiteks mingisugust välku või mingisuguseid või mis iganes on su hirm, väikegi hirm, kardad mingit valet toitu süüa või mis iganes. See on see, mis on siis madal vibratsioon ja see on see olevus, ta ongi elav substants, mis siis toitub sellest ja saab sellest energiat, mida ja tema eesmärk ongi siis ka sinu peast, ta on seotud sinu neuronitega, ta toitub sealt, ta on nendega seotud ja sinu, ütleme, et annab sulle mõtteid pähe, selle tõustu öeldaksegi, eks ole, et kes on ka Eckart Tollet lugenud, et kas on sinu enda mõtted, su hinge mõtted või on su ego mõtted, et ta reaalselt paneb sulle pähe halbu mõtteid, kui sa oled nendel madalatel sagedustel, kui sa temaga resoneerud, kui sa tunned hirmu, hästi kiiresti võtab ja neid kolle võib seal mitu tükki olla isegi ja ta on väga salakaval ja just see, et ta areneb sinuga kaasa, eks ole. Jah, täpselt. Kuidas sinu kogemus on selle ego kursusega või üldse oma egoga hakkama saamisega või võib-olla tahad tuua ka mõndasid näiteid nagu, et kuidas see ego, milliste konksude otsa ta sind võtab või millised on sinu, milline su ego on? Jaa, no kõigepealt, et ego kursusel ma olen väga palju osalenud, ma arvan, et nüüd juba äkki 5 või 6 korral ja see ongi, et iga kord kuidagi sa saad midagi rohkemat teada enda ego kohta. Et alguses on jah, võib-olla sellised väikesed asjad, et minu puhul oligi see, et ma saingi sellest aru, et kõik need negatiivsed mõtted, mis mul peas tulevad, et need ongi ego poolt loodud. Ja mina lihtsalt varasemalt hästi tugevalt seostasin ennast nende mõtetega. Aga siis ma saingi aru, et tegelikult mul on võimalus valida. Et just see nagu valik, et see valik on nagu alati minul endal. Et kas ma nüüd valin selle mõtte, et jah, see mõte nagu tuli, et need mõtted alati, või need tulevadki, et sinna ei olegi nagu midagi teha. Aga just see, et kas ma valin selle mõtte, et ma lähen selle mõttega kaasa või ma siis nii-öelda lükkan selle kõrvale. Et see oli kõige esimene asi, mis ma nii-öelda õppisin ja sealt edasi siis hakkasin üldse aru saama, et milline see ego siis üldse minul on ja kuidas ta siis minus nagu tekitab neid hirme ja asju. Ja kui ma mõtlen mingile konkreetsele, et kuidas ta minu puhul nagu toimib, et minul ta toimib hästi palju perfektsusega seoses, et ma olen väiksest peale olnud see perfektsionism, et see tubli tüdruk, et kõik peab olema alati perfektne ja kui ei ole, siis on halvasti. Ja ma ise tunnen, et seal nagu et selles valdkonnas ta hästi palju nii-öelda võtab nii-öelda kinni mingitest asjadest, tekitab minus nii-öelda seda süütunnet, et ma ei ole mingeid asju hästi ära teinud, et ma olen võib-olla midagi valesti teinud või et ma oleks pidanud veel midagi tegema. Et
et just ja see nagu on hästi palju mõjutanud ka minu seda enesekindlust ja usaldust iseendasse. Et see on, ma arvan, et üks põhilisemaid asju, kus ta nagu mind nii-öelda kinni haarab siis ja kust tulevad mul need negatiivsed mõtted ja negatiivsed seisundid. Minul endal on olnud nüüd ka võib-olla alguses ta seotus ka mul mingi selliste baashirmudega, selliste lihtsamate asjadega ka, natukene perfektsust, natukene sellist, et võib-olla teiste meele järgi olla teatud mingid oma kuvandid hoida ja nende nagu pealiskihid, kihi haaval iga kord nagu midagi ka, et täna vist ka tõesti 5-6 korda seal osanud, iga korraga saab natukene sügavamale, kuni siis näiteks sellel suvel ma jõudsin nagu oma sellise suurima kollini, nagu nendes mängudes on see master boss, eks ole, või lõpuboss, me ütleme, on ju end boss, eks ole, kes noh, et enne sa treenid nende väikestega, seal kukud tagasi jälle, eks ole, et noh, et see ei ole niimoodi, et sa ühe korra võidad selle ego ära ja siis sa ei tule, eks ole, et ta tuleb kogu aeg, mida rohkem sa ennast treenid, mida kõrgemale sa oma vaimses arengus liigud, seda rohkem noh, ta tuleb, eks ole, ta on ka kavalam, kuna ta näeb su mõtteid ja ta tunneb su tundeid ja siis ta oskab väga kavalalt sinna vahele pikkida ennast. Aga et siis sellel suvel ma jõudsin sinna justkui nagu tuumani selle lõpubossini, mis minul on hästi tugevalt tekitanud sellist eraldatuse tunnet, on justkui nagu siis ongi see jaga ja valitse, ehk siis, et olen mina ja on teised ja kõik on käinud justkui see, et aga mina mõtlen niimoodi ja teised mõtlevad niimoodi või et see on nagu andnud mulle sellise sisemise tunnetuse, et ma olen justkui kogu aeg üksinda, et ma võin olla oma perega, ma võin olla oma parimate sõpradega, ma võin olla justkui selles kogukonnas, kes mõttetasandil on kõik nagu ühtemoodi, aga mu sisemuses on see ego kogu aeg otsib neid, et aga selles osas olen teistmoodi ja see on mul teistmoodi ja see on mul teistmoodi ja siin ma olen teistsugune, siin sa oled teistsugune, mis kogu aeg lõi minus hästi tihedalt seda sellist eraldatuse tunnet, et mis vastupidiselt, eks ole, tegelikult on see ühtsuse tunne, eks ole, et ma tunnen, et ma olen kõigiga üks, see ei haakunud minuga nagu kunagi ja see oli see koht, mis mind nagu hästi tugevalt siis ma sain nagu avasin selle ja siis hakkasid tulema kõik need õppetunnid, et päriselt seda lõpubossi siis võita, et see on nagu tõsine töö, et nendest kursustest üks on see informatsioon, see teadmine, aga siis kõige tähtsam osa ongi tegelikult nendel praktikatel, et igal kursusel tulevad praktikad, mida me siis nendel teatud perioodidel igapäevaselt teeme või siis täpselt nii palju, kui on ette nagu öeldud. Ja mul on ka esimeselt isegi baaskursuselt üks lemmikpraktika, mis on selline tore praktika, mida ma aeg-ajalt siiamaani teen, aga ülejäänud kogu aeg see tase nii-öelda nagu tõuseb, et selle tõttu ka see õppimine on nagu järjepidev. Ja siis ongi, kui on see esmane ego on, ütleme, et see on üks olulisem, kui see on kätte saadud, siis on sul võimalik minna siis nii-öelda nagu päris õppima, esimene tase, esimene kursus ja ütlekski, et sealt siis avanevad tegelikult need kõik need nagu need päris suured eluteadmised. Seal me siis õpimegi näiteks seda siis mis saab pärast, ütleme, et elu pärast elu, millised on need surmaprotsessid, kuidas me oma igapäevase eluga loome seda surmajärgset protsessi, kuidas surma ei ole olemas, on lihtsalt transformatsioon. Siis on tervendamiskursused, kvantüleminek, minu lemmik üks on intuitsioonikursus, kus ma olen väga palju osalenud ja siis on ka see, et me saame sealt tegelikult ka psühholoogi väljaõppe, aga siis päriselt nagu see, et nagu psüühikaga töötamise, psüühilise, et see on väga sügav, ütleb teistsugune arusaam, hoopis mul tekkis psühholoogi tööst kui see, mida ma võib-olla nagu siin sellises akadeemilises maailmas tean, aga ma tean ka, et kvantüleminek on üks see kursus, mis on siin väga palju mõjutanud. Ja kvantüleminek on tõesti minu jaoks siuke hästi, seda ma olen ka iga kord, kui see tuleb, see on minu teada mitu korda aastas isegi vist. Just, me oleme praegu selles kvantülemineku perioodis, see ka muutub kogu aeg. Just, et mäletan, kui ma esimest korda sellest osa võtsin, siis minu jaoks oli hästi põnev just nagu see teadmine, ta väga hästi seletab ära just, et mis praegu maailmas toimub, et miks meil on maailm selline, nagu ta praegu on. Et miks need energiad on sellised, miks seda madalat seisundit on nii palju, et nagu minu jaoks oli see nagu hästi avardav ja nagu tõesti väga-väga põnev ja teaduslikus mõttes oli ka seal hästi palju nagu neid teaduslikke fakte ja seletas ära nagu just teaduse poole pealt ka, et kõike seda.
läbi vibratsioonide. jah, just. Ja, et milleks ka valmis olla, eks ole, kuidas ennast ette, et seal peamiselt ongi, et miks see kvantülemineku kursus, ütleme see kvantülemineku kursus, miks seda nii palju on, ongi see, et kogu aeg need vibratsioonid meie maal tõusevad ja on kogu aeg vaja ennast viia kurssi siis ka ise ennast häälestada. Aga minu jaoks jah, sellest pärast esimest kursust siis, kui tuli, oligi intuitsiooniga töö ja seal ka mul oli enda arusaam intuitsioonist, et see on justkui see mingisugune väike hääl, see hea hääl nii-öelda nagu, et intuitsioon, et see on justkui nagu selline, et su intuitsioon on üks asi, et kas sa kuulad seda või ei kuule, vaid see juhendab sind ja seal ka siis tegelikult võetakse nagu lahti see, et intuitsioonini jõuad sa alles läbi selle, kui sa töötad läbi erinevad 6 vaimu, 6 energiat, kui palju tegelikult pead sa endaga tegema õiget nii-öelda nagu tööd, kui palju ongi nagu 6 erinevat taset, levelit, mida sa kõike pead oma kehas häälestama, selleks, et tegelikult üldse päriselt seda intuitsiooni vastu võtta, kuulata, et mitte seda segi ajada selle väga kavala ego häälega, kes minul ka muus osas oli hästi selline pehme, et ära tee seda või siis aga mine proovi seda ja sa julgelt kindlasti teed seda ja suunad mind väga tihti isegi mingeid valesid kogemusi võtma, sellepärast et see tundus, et see on ju sulle kasulik, et see ei ole nagu see ego hääl ka, ei ole alati nagu selline, ta ei ole alati nagu sind maha tegev, ta ei ole alati selline nagu kurjustav või et et ma ei saa hakkama, vaid ta on ka selline, kes ütleb, jaa, sa saad sellega hakkama, mine tee seda ja siis lükkab sind sellest su hingede eest täiesti kõrvale, pannes sind, aga see on huvitav, see on põnev ja sa saad sealt palju raha või sealt saad tunnustust ja sulle meeldib tunnustus ja minul oli sellega nagu väga suur probleem, et ta võib olla ka selline pehme ja siis saada nagu aru, et millega ma tegelikult pean siis oma kehas tööd tegema, milliste energiatega ma pean oma kehas tööd tegema, et siis kuulata seda päris intuitsiooni, et ma päriselt ka kuulan, kui mul on 2 valikut ees, et ma päriselt tean nagu, et jaa, see on see, mis viib mind nagu sellele, mida ma tahan, ma näen neid tagajärgi, ma näen neid põhjuseid, ma näen seda, ma tunnen, et sinna juurde tuleb ka see mingil hetkel nagu veel see laiendatud teadvus, aga jah, et see intuitsiooniga, oma päris intuitsiooniga, siis nagu hingekeelega, see hingega ühendus saamine, ja see on ka protsess, et see ei ole see, et sa ühe korra teed kursuse ära ja siis sul on see ühendus, vaid seda peab iga päev hoidma. Et see on selles mõttes selline pidev töö. Jah, pidev töö. Ja pärast seda tuleb teine tase ja pärast teist taset ongi ka siis 5-päevane kursus ja siis sealt edasi ka ongi, et sul on vaja viia ennast nii kõrgele, et sa kontrollid nii oma seda ego poolt, kui ka saad aru oma intuitsioonist ja siis ongi, et on võimalik õppida kontrollima oma unenägusid, on teadvust võimalik kontrollida, õpitakse siis selgelt nägemist, siin on ka, eks ole, veel kord ego kursus, siis koostööd tegema oma mõttesuunajaga või mõttekohandajaga, kuidas seda nimetatakse. Ja siis on võimalik õppida ka teaduslikul tasemel telepaatiat, teleportatsiooni, telekineesist, ülimalt põnevad kursused. Kas sul siin nendel kursustel on midagi, mingist kogemust jagada, mis sul tuleb kohe, mis on sind? Kohe vist isegi ei tule, aga see teadvuse juhtimine, et see oli ka, ma mäletan, oli minu jaoks huvitav, mingit konkreetset asja hetkel ei tule, aga lihtsalt see, et kuidas enda teadvust juhtida ja kuidas enda mõtteid juhtida, et seal oli hästi palju erinevaid nüansse ja see ka avas minu jaoks päris palju iseenda kohta. No see on üks mul, mis praegu kohe meelde tuleb, on see põhiteadmine, mis ma arvan lükkab väga palju ümber meie kõik muud teadused, on see, et meie mõtted ei teki peas. Et meie aju on lihtsalt andur ja me elame selles väljas, eeterväljas, kõik mõtted, kõik ideed, kõik maailma võimalikkused eksisteerivad seal selles nagu kvantväljas lainetena ja meie aju on siis see, mis ühildub teatud sagedusele ja tõmbab alla siis neid mõtteid ja ideid ja ongi see, et kui sa oled seal madalal sagedusel, siis sa tõmbadki ainult selliseid ideid ja mõtteid ja kõike seda ju su elu loobki läbi selle reaalsuse ja kui sa siis saad minna, ütleme, et arendadki ennast vaimselt, siis on sul võimalik ligi pääseda nendele kõrgematele sagedustele ja sealt sa võid endale siis luua selle parema, et see oli ka see arusaam, et mu mõtted ja ideed ei teki nagu peas, et see ei ole minu mingi geniaalne idee, kui ma nii-öelda nagu, ma ei tea, kirjutan midagi, eks ole, või teen mingisugust disaini, et see on lihtsalt häälestuse küsimus, et kas see tuleb hea või kas see tuleb halb, mida ma öösel unes näen, eks ole, et see on lihtsalt see, et
just nagu raadio, eks ole, et sa võid kuulata mingit Rock FM-i, sa võid kuulata räppi või sa võid kuulata siis klassikalist raadiot ja siis samamoodi, eks ole, sa õpid kontrollima, saama aru, millises sageduses sa oled ja millises sageduses sa tahad seda informatsiooni vastu võtta, et noh, et see on nagu, see on tõesti nagu mindblowing. Päriselt, eks ole, et kui sa saad sellest aru ja kui sa õpid seda kasutama. Siis pärast seda tuleb 3. tase ja pärast 3. taset hakatakse siis alles päriselt tegelema alateadvusega, mis on nagu mega oluline, ehk siis enamik inimesi jõuabki kas 3 või 4 aastaga sinna sellele tasemele, et siis nagu, et sind lubatakse üldse 3. tasemele, kus sa siis üldse on võimalik hakata alateadvusega tööd tegema, et enne seda sa pead treenima oma aju ja psüühikat võimalikult tugevaks, et sa oleksid valmis nägema, mis sul seal alateadvuses on, et sa oskad neid protsesse kontrollida, et seega nagu ekstra oluline on nagu teada, et kui mõni täna läheb kuskile lihtsalt ja keegi sekundiga vaatab su alateadvust või avab sulle päevaga mingi alateadvuse, eks ole, et siis see on tegelikult nagu palju suurem töö ja see on väga, mitte ohtlik töö, aga seal peab olema väga ettevaatlik ja tõesti, et sa, meie ka, eks ole, et sinna mul läks peaaegu 4 aastat aega enne, kui siis ma sain sinna 3. tasemele ja et üldse siis hakata oma alateadvusega tööd tegema ja ma täna saan aru, et ma küll ei oleks tahtnud tõesti alguses nagu, ma ei olegi valmis selle jaoks. Ma ei oleks olnud valmis selleks informatsiooniks ja nendeks protsessideks, et selle jaoks on vaja õiget õpetajat, kes oskab juhtida sind selles protsessis. Kas sul on siin midagi jagada oma kogemusest? Jaa, no see alateadvusega töö, et see oli nii-öelda järgmine, mis minu jaoks ka avas hästi palju, et tegelikult me ju enamik inimesi me elamegi enda alateadvuses, kas see oli 95% me elame alateadvuses ja me ei teadvustagi üldse, mida me päeva jooksul mõtleme või kust mingisugused asjad tulevad, et sealt alateadvusest lihtsalt oleneb, kuhu sa on ju oled et millisel sagedusel sa ise oled, aga sealt ego samamoodi viskab sulle üles mingisuguseid väga ammuseid mälestusi või asju või mingisuguseid negatiivseid asju ja siis järsku sa nii-öelda nagu mõtled selle peale. Ja see ongi ka tegelikult see alateadvus, et see tulebki sealt alateadvusest sulle. Et nagu sellest üldse aru saad, et mis see alateadvus nagu on. Ja et alateadvuses on tegelikult kõik. Ja sul on, meil on nagu võimalik muuta neid asju, mis seal alateadvuses on ja võimalik näha, mis seal üldse on ja seeläbi siis ka veel iseennast arendada ja üldse ennast avada ja teada saada, mis seal siis üldse peidus on. Jah, et kui me räägime, et surma ei ole ja et me elame ka tegelikult mitut reaalsust korraga ja näiteks déjà vu efekt, eks ole, on see üks tõestus selles, et meil on mitu reaalsust, kui sa öösel käid nii-öelda näed neid unenägusid, siis need on ka tegelikult erinevad paralleelreaalsused ja need on kõik läbi alateadvuse kaudu, eks ole, on see ligipääs ja ma ütlen ka, et see on ja mul ka isegi pärast kohe 3. taset, et mul näidati nagu nii killukene võib-olla anti märku, et jah, sul on seal alateadvuses midagi suurt peidus, aga päriselt ütleme, et siis ka igapäevaselt tehes neid praktikaid, siis tuleb 4. kursus, kus ka tegeletakse alateadvusega, veel omakorda veel sügavamaid, mul seal ka, mul ei näidatud seal nagu veel midagi, võib-olla natukene rohkem ja 4. kursusel ma käisin ise ka, ma käisin 2 korda ja siis tuleb veel 5. tase, kus siis ka on alateadvus. Jah, et vahepeal sa kordad kõik need teisi kursused, kogu aeg need asjad liiguvad edasi ja siis 5. kursusel seal ka ma käisin 2 korda ja siis sellel 5. teist korda ma käisin, see oli siis selle jaoks, et valmistuda nüüd, mis meil suvel oli see 6. kursus, oli siis selle aasta alguses see 5. kursus ja kuna ma olin siis nii palju igasuguseid asju oma elus läbi teinud, siis mulle avati ja näidati ja siis ma sain aru, et okei, et ongi, ma olen siis päriselt valmis vastu võtma, ma olen päriselt valmis nägema seda ja mõistma õigesti neid asju, mis seal alateadvuses on, sest et selleks on, ütleme, et selleks, et mõista, miks keegi kedagi tapab või miks keegi teeb mingisuguseid kurja kellegile, selleks on vaja nagu saada aru, et mitte lihtsalt seda kohe hukka mõista, see on vale ja see on õige, vaid et on vaja nagu seda sügavamat mõistmist, kuidas on elu üles ehitatud, kuidas on reaalsused üles ehitatud, miks inimesed teevad mingeid teatud valikuid ja eelkõige siis näha seda, et miks ma ise olen teinud mingeid teatud valikuid, kust need on tulnud, andestada endale, mõista, näha suuremat pilti, siis nagu ma sain aru, et okei, et kõik see, selleks hetkeks nagu 5 aastat tööd tõesti igapäevaselt nende praktikatega,
sumbates seal, et siis ma sain aru, et ka noh, mitte kõike, aga see suur osa, mida ma siis ligi pääsesin, siis see nagu andis mulle selle veelgi suurema mõistmise, et miks mu ka ego selline on ja miks mul on sellised väljakutsed elus olnud ja võib-olla mis kõige tähtsam, mida oma elus muuta, mida teha teistmoodi, kuidas teha teistsuguseid valikuid. Ja ongi täna me oleme jõudnud siia, kus me oleme 6. tasemel, kus maailm on läinud, ma arvan, 360 kraadi kõikides mõõtmetes ja see ei olegi veel kõik, eks ole, et see on elukestev õpe. Et siit läheb kõik edasi, aga lihtsalt seda avarust ja seda mõistmist ja arusaamist on nagu tulnud palju juurde, aga see saab kõik alguse baastasemel, kus sa siis lähed ja vaatad, kas see resoneerub, kas see on sinu teekond, kas see on sinu õpetaja. Ja täpselt. Ja ma ise nagu, kui ma vaatan nüüd tagasi seda, kõike neid 4 aastat, mis ma olen õppinud, et siis ongi nii, et iga kursus avab midagi minus. Et mul oli tihti nagu see mõte, et kursus sai läbi ja nagu täiega hea ja niisugune nagu mõnus ja siis tulid mingid elusündmused ja siis nii-öelda tuleb järgmine kursus ja mõtled nagu, et kuidas või nagu, et kuidas siit saab veel paremaks minna ja siis tuleb järgmine kursus ja siis sa saad aru, et nagu saabki minna. Et see nagu järk-järgult kuidagi avab sinus mingisuguseid aspekte, kuna me oleme inimestena nii mitmetahulised, siis kõik need kursused tegelikult just toetavad seda ja avavad sinus erinevaid omadusi, erinevaid aspekte. Et see ongi nii-öelda nagu ka siuke nagu sibula koorimine, et kiht-kihi haaval võtad nii-öelda endalt mingisuguseid neid, minu puhul just oli, et neid negatiivseid asju võtad nagu maha ja siis lõpuks jõuad mingisuguse nii-öelda tuumani ja siis sellega nii-öelda hakata tööd tegema. Ja siis see on ka, et sellest ei ole, seal nagu ei lõppe asjad, et seal nii-öelda alles see elu nii-öelda algab. Jah, et see on justkui nagu selline oledki 6-aastaseks saanud, mis on baastase ja siis alles lähed esimesse klassi, kus siis antakse sulle veel rohkem neid teadmisi. Et see on põnev, et kellele vähelegi meeldib õppida, kellele meeldib avastada ennast ja maailma, me kindlasti soovitame. Kindlasti. Et võtke ühendust, saate registreerida, saate vaadata, kas te kvalifitseerute baaskursusele ja siis juba sealt loodame, et tekib teil huvi ja tulete kaasõpilaseks. Aitäh kuulamast!